Loomine 21. sajandil. Programmi autor on ajalooteaduste ja filosoofia professor Dr. Karl Bo. Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. Mina olen Karl Bo, saatejuht, Creation Evidence'i muuseumi asutaja ja direktor Glen Rose'is, Texases. Mul on hea meel, et te vaatate meie saadet täna, sest me hakkame rääkima dinosaurustest. Dinosaurused huvitavad meid kõiki. Olen pidanud loenguid umbes 20 riigis üle maailma, igal suuremal mandril. Kuhu ma iganes lähen, hakkavad inimesed ise dinosaurustest rääkima. Kui ma ütlen, et tegelen dinosauruste väljakaevamisega, muutuvad kuulajad uudishimulikuks. Kuna ma tõepoolest juhin dinosauruste väljakaevamisi. Mul on olnud au olla 2 suure dinosauruse skeleti leidjaks ja väljakaevamiste juhiks. Acrocanthosauruse, see tähendab kõrge selgrooga sisalik, leitud Bullocksi jõe äärest Texasest Glen Rose'i lähedalt, ja Stegosauruse, mis on suurim tänini leitud stegosaurus. Kuid koos sellega leidsime ka teisi. Allosaurus, veel üks rohusööjaloom. Meil on mõned tohutu suured selgroolülid. Väga suured dinosaurused. Samast paigast oleme välja kaevanud ka mõned väikesed dinosaurused. Ühe hirvesuuruse ja teise koerasuuruse. Dinosaurused on väga põnevad. Kas te ka teate, et neid võib leida Piiblist? Kõikidest huvitavatest ja tõelistest asjadest võib lugeda Piiblist. Te leiate dinosauruste üldise kirjelduse Piibli esimeses peatükis, kui Jumal lõi suured loomad. Seal on kasutatud sõna teneen. Sellesse laia kategooriasse kuuluvad ka dinosaurused. Taas leiate te dinosaurused Hiobi raamatu 40. peatükist 15. salmist. Vaata ometi jõehobu. Algtekstis Behemoth. Kelle ma lõin koos sinuga. Jälgige hoolega. Behemoth, kelle ma lõin koos sinuga. Siin on Adam ja Eva koos kauni jaaguariga ja elavad ühel ajal dinosaurustega. Vaata ometi Behemoth. Dinosaurus, kelle ma lõin koos sinuga. Hiobi 40. peatükk kirjeldab seda looma, et tal on saba nagu seedripuu, et ta on Jumala töödest parim. Mõned usuteadlased on lisanud Piiblisse märkuse, väites, et see Behemoth oli tõenäoliselt elevant või jõehobu. Kas te olete kunagi elevanti saba näinud? See on nii pikk nöör. Olete te näinud kunagi jõehobu saba? See on nii pikk tüügas. Mitte mingil juhul ei saa too Behemoth tähendada elevanti või jõehobu. Aga Piibel kirjeldab teda, nagu just hetk tagasi ütlesin, et ta saba on nagu seedripuu, millega ta võib kõik teelt eest ära pühkida. Kehaehituselt vastab kirjeldatud loom selgelt dinosaurusele. Kuid samuti on öeldud, et ta on Jumala töödest parim, ülim. Enamus inimesi arvab, et suurim loom, mis väljakaevamistelt on leitud, on sinivaal. See vaal oli umbes 33 meetri pikkune, kaalus ligi 45 tonni. Kuid seismosaurus, suur dinosaurus, võis tõsta oma pea üles 20 meetri kõrgusele õhku. Peast sabani oli ta 42 meetrit pikk ja kaalus veidi vähem kui 100 tonni. See on parim Jumala töödest. Niisiis leiab dinosaurused Piiblist. Inimesed on tundnud huvi dinosauruste vastu juba ammu. Siin on mõned matmiskivid. Need on originaalid ja pärit Peruust, 6. sajandist, inkade, naskade ja Tiahuanaco hõimudelt. Ning neil on kujutatud dinosaurusi. See on Triceratops dinosaurus, kelle seljas ratsutab üks mees. Dinosaurus sööb ja teda toidetakse veel teise lehega. Kui mina tollel ajal oleksin elanud, ajal peale veeuputust ja soovinud ratsutada dinosauruse seljas, oleksin ma samuti jälginud, et looma samal ajal toidetaks. Sellel suurel matmiskivil on näha ka dinosauruse pea. Ratsanik söödab looma ise ja sauruse kaelakeermed. Siin on mõned iseloomulikud tunnused. rosetimustrid dinosauruse nahal ja nahasakid. Paleontoloogid naersid nende üle, öeldes, et need ei saa olla ehtsad. Aga nad ei osanud seda kuidagi põhjendada.
Mõned ateistlikud paleontoloogid ütlesid, see pole ehtne, sest selgroo küljes on nahakühmud ja külje peal rosetimustrid. Hästi, võtsin kaasa ühe hindamatu väärtusega eksponaadi meie hoiuruumist. See on pärit Boliiviast. See on tõeline Ankylosaurus dinosauruse nahk. Te näete naha pindmist kihti ja nahaalust poorset tala. Te näete mügarikke ja taas rosetimustreid, mis koos moodustavad justkui roosi ta kõrvuti asetsevate õielehtedega. Üks kroonleht sümmeetriliselt teisega. Ja see on ehtne dinosauruse nahk, väga väärtuslik. Tahan öelda, et dinosaurused ei olnud jõhkrad, metsikud loomad, roomajad kaugest, hämarast minevikust. Dinosaurused olid ainulaadsed ja erilised loomad, kauni välimusega. Hiljuti teatasid paleontoloogid, et Mike Hammer on avastanud ühe väga erilise dinosauruse. Hammer töötas Põhja-Carolina ülikoolis ja juhtis tollal väljakaevamisi Lõuna-Dakotas. Ta leidis umbes lehmasuuruse dinosauruse luud. Ja ta nägi midagi, mille arves olevat südame, kivistunult rinnakorvi sees. Alles üsna hiljuti jõudis ta selleni, et võis sellelt kivistiselt, mida ta säilitas, eraldada osa, mida ta pidas südameks. Ja ta leidis, et see oli tõesti kivistunud süda. Kuidas aga võis kivistuda süda? Pehme kude. Võib küll vastavates tingimustes, õigemini võis küll sobivates tingimustes. Ühes hilisemas saates näitan teile kivistunud inimese sõrme, mis leiti lubjakivi kihtide vahelt Glen Rose'i lähedalt Texasest. Inimsõrm, mis muide leiti samas kivimikihist dinosauruse jäänustega. Glen Rose'is, Texases või Somerville'i maakond on kogu maailmas tuntud oma usikese fossiilide tõttu. See on võimalik tänu väga peenele, sõmerale settekihile. Nii et kui ussid võivad vastavates tingimustes kivistuda, kui inimsõrm võib kivistuda soodsate tingimuste korral, on võimalik, et kivistuda saab ka dinosauruse süda. Mõned füsioloogid oletavad, et need on bakterid, mis kasutasid ja kontsentreerisid rauda südame hävimisel, mis võimaldas sellel säilida taolise rauasarnase kivistunud dinosauruse südamena. Kuid eriline sealjuures ei olnud mitte fakt, et tegemist oli kivistunud südamega. Väga erakordne oli hoopis avastus, et süda oli mitmekambriline. Nimelt 4 kambriga. Sellel oli 2 eraldi vatsakest ja 1 aort üleval. See tähendab, et see loom oli soojavereline. Ma olin juba varem aastaid õpetanud, et usun, et dinosaurused, vähemalt mõned neist, olid soojaverelised. Põhjuse, miks ma seda rääkisin, andis üks väljakaevamine Glen Rose'is, kus me leidsime terve pika rea dinosauruse jälgi. Acrocanthosauruse jälgi. Jälgide vahelist kaugust mõõtes märkasin ma pärast seda, kui olime eemaldanud lubjakivi, ettevaatlikult kaevanud läbi savi ja paljastanud need kaunid dinosauruse jäljed, jälgide jada. Märkasin, et vahemaa vasaku ja parema jälje vahel oli pikk. Parema jälje kaugus järgmisest vasakust järjest, aga lühikesem. Või siis lühem. Kaugus järgmise parema jäljeni oli jällegi pikem ning see kordus pidevalt. Pikk samm parema jalaga, lühike vasakuga, pikk paremaga, lühike vasakuga ja nii edasi. Uurisin jälgi väga tähelepanelikult. Oli ilmne, et parema jala parempoolne külgmine varvas oli vigastatud. See tähendab, et loom lonkas. See on väga märkimisväärne. Roomajatel nagu alligaatoritel ja krokodillidel puudub võime longata. Kui nad on vigastanud jäset või saba, nad lihtsalt lohistavad seda mööda maad. Kuid sellel loomal oli võime longata, mis tähendab, et ta polnud tavaline roomaja.
Dinosaurused olid roomajad, aga mitte tavalised. Sõna behemot ja behemoti kirjeldus Hiobi 40. peatüki 15. salmis tähendab dinosaurust. Sõna behemot tähendab heebrea keeles suurt, valitsevat, härjasarnast olevust. Mitte härga, vaid härjasarnast looma. Roomajat, kuid härjasarnast. Ja nüüd on leitud tõend, mis näitab, et vähemalt mõned dinosaurustest olid soojaverelised, kellel oli 4-kambriline süda, üks aort hapniku paremaks edasikandmiseks läbi kopsude ja hapniku kiireks transpordiks läbi vereringe. Niisiis pole ime, et teda kutsutakse härjataoliseks loomaks. Soojavereline nagu imetaja, aga ometi väga eriline osa loodusest. Mitmed põlvkonnad on kasutanud dinosaurusi illustreerimaks evolutsiooniteooriat. Evolutsioonimudel käsitleb universumi arengut alates suurest paugust, udupilve hüpoteesist, meie päikesesüsteemi tekkeni, Orioni harus, linnutee galaktikas. Evolutsioonilise maailmavaate kohaselt järgneb sellele elusorganismide areng ja umbes 228 miljonit aastat tagasi esimeste dinosauruste teke. Viimaste dinosauruste väljasuremine umbes 60 miljonit aastat tagasi ja siis esimeste suurte imetajate teke. Ja dinosaurused, keda tavaliselt kirjeldatakse üpris metsikute loomadena, kasutatakse eksootiliste näidetena evolutsiooniteoorias. Kuid evolutsiooniteooria ei suuda anda dinosauruste olemasolule piisavalt selgitust. Võtkem näiteks tuntud T-Rexi, Tyrannosaurus Rexi. T-Rex on üks mu lemmik dinosaurusi. Ma arvan, et mu lemmikutest on esikohal tõenäoliselt Stegosaurus, teisel kohal Pterodactylos, dinosauruste sugulane lendav roomaja. Ja kusagil pärast neid tuleb mu lemmik T-Rex. See siin on pärit meie muuseumist. Tavaliselt on ta üles pandud Creation Evidence'i muuseumis, kuid me mõtlesime, et teie perel oleks võib-olla rõõm näha T-Rexi siin. Seetõttu panid meie töötajad stuudiosse mõnuga üles vihmametsa ehk džungli ja oleme oodanud suure põnevusega, et näha T-Rexi tegutsemas. See saurus on valminud Sioux, suurima leitud T-Rexi luustiku pealuu järgi. Buddy Davis tegi põhitöö, Robert Summers oma poja Trent Summersiga lisas pisut värvi, tegi ta elavamaks ja pani silmad pähe. Robert Summers tegi talle niisugused silmad, mis näevad igasse suunda ja meie meeskond on tõesti märganud, et kust iganes sa teda vaatad, paistab ta sulle otsa jõllitavat. Väga pahaendeline elukas. Aga oli ta tõesti nii pahatahtlik? Milline T-Rex tegelikult oli? Vaadake palun kõigepealt neid sakilisi hambaid. Need paistavad määrdunud ja kollased, just nagu oleksid nad täis pisikuid ja roiskuva liha jäänuseid. Oli see ka ikka tõesti nii? Neid sakkisid, mõned ta hambad olid nii pikad ja sakkilised. Sakke, neid sakkilisi servasid hamba otsas on vaja mitte selleks, et liha katki närida, vaid hammustada roogu ja taimi, mis on hoopis tugevakoelise materjal kui liha. Ja ma tahan, et te vaataksite neid haistmisnäärmeid, ninaavasid. Need on suurimad looduses. Nad võtavad enda alla suure pinna ja nad on tundlikumad kui ühegi teise elusolendi nina. Seetõttu suutis T-Rex tunda lõhnasid kilomeetrite taha. See näitab, et loom oli raipesööja. Mitte röövloom, vaid raipesööja. Tuletage meelde, tal olid väga väikesed esijäsemed, tugevad tagajalad ja teda kujutatakse tihti ründamas brontosaurust või mõnda muud dinosaurust. Kuid selle asemel näitavad ta füüsilised omadused, et ta oli raipesööja loom. Ja tal oli tavaks süüa taimset toitu, selgitab tõsiasi, et T-Rexi skeleti hammastelt leiti klorofülli. Dinosaurused on väga erilised elukad.
Muuseas, te vaatate saadet, mis on saanud võimalikuks tänu Paul ja John Crouchile ja TBN-ile. Oleks suurepärane, kui te kirjutaksite neile mõne rea ja ütleksite, et teile meeldivad need saated. Kirjutage. Mulle meeldib see info, mida ma siit kuulen. Minu pere hindab neid ja ma tunnen teadlasi ja pastoreid, kellele meeldivad need saated. Need on piiblikesksed ja samas teaduslikult täpsed. Kirjutage Loomine 21. sajandil. Postkast 2452, Tallinn 13602. Kordan, Loomine 21. sajandil. Postkast 2452, Tallinn 13602. Öelge, kas teile meeldivad need saated. Ja nüüd taas T-Rexi juurde. Kui te vaatate T-Rexi, siis te näete, et ta rindmik on üsna väike võrreldes ta keha alumise osa ja tagajalgadega. Ta esijäsemed on üpris väikesed. Kui te uurite teiste dinosauruste anatoomiat, siis kõigil peale dinosauruste lendavate sugulaste, pterodaktüüloste, leiate, et neil kõigil, välja arvatud pterodaktüülostel, oli väike rinnaõõs. Seega ka väike rinnakorv ja väike kopsumaht. See tähendab, et kuigi evolutsionistid kasutavad dinosaurusi, et illustreerida evolutsiooniteooriat, ei suuda see teooria selgitada dinosauruste olemasolu. Selleks, et dinosaurused nii arvukalt paljuneda said, nagu näitavad leitud fossiilijäljendid, pidi õhurõhk olema suurem ja hapnik kergelt küllastunud. Täpselt seda me näeme loomismudelis. Kui Jumal lõi maa, oli see ümbritsetud taevalaotusega ja maa läbimõõt oli pisut väiksem. Maa läbimõõt suurenes muide Peelegi päevil, ligikaudu 500 aastat pärast veeuputust. Enne veeuputust oli maa diameeter pisut väiksem, mis tingis suurema õhurõhu merepinna kõrgusel. Kõrgeid mägesid ei olnud. Olid tingimused, kus tänu suuremale õhurõhu survele ja pisut külastunud hapnikuga õhule võis dinosauruste kopsude vereplasma rikastuda hapnikuga, mistõttu olid nende kehade sügavad rakukoed piisavalt hapnikuga toidetud. Kui suur T-Rex astuks täna tegevusse, sureks ta aeglaselt. Ma räägin seda tõsiselt, sest ta keha sügavad rakukoed kannataksid hapnikupuuduse käes. Tal oleks hapnikunälg, mistõttu tal tekiks tohutult raskusi. Evolutsiooniteooria abil ei suudeta seda selgitada ega pühendada sellele ka tähelepanu, kuid loomisteooria teeb seda. Loomisteooria kohaselt on kõik omavahel tasakaalus. Siin on suur pikakaelaline dinosaurus, teile, lapsed. Üks Pleurequelvelse sarnane pikakaelaline dinosaurus või seismosaurus. Ja siin on suured imetajad ja inimene, kes loodi valitsema kõigi nende üle looja enda käsul. Järgmiseks tahan ma juhtida teie tähelepanu ühele mu lemmikdinosaurusele. Mulle meeldib stegosaurus. Ja nagu ma selle saate alguses mainisin, on mul olnud au olla suurima tänini leitud stegosauruse avastajaks. Ma tahan teile sellest loomast pisut rääkida. Muuseas, selle leidmisele juhtisid mind väike 11-aastane tüdruk ja ta vanaema. Tüdruk oli leidnud mõned dinosauruse luutükid lähedal asuvast nõost ja ta oli nende üle tohutult rõõmus. Kuid mina rõõmustasin veelgi rohkem, kui leidsin kõrval asuvast savikaljust, järsust kaldast, pisitillukese luu, umbes mu väikese sõrme laiuse ja sentimeetri pikkuse, mis, kui ma seda pintsli ja pulga abil välja hakkasime kaevama, osutus järjest suuremaks. Ja kui ma hiljem seal kaljuservas kaevamist jätkasin, hakkas paistma ka teisi luid. Got longer and longer, and then other bones began to show up as I excavated into the side of the cliff, and the little girl helped me excavate there and got real excited because of the discovery of a dinosaur. See väike tüdruk aitas mul kaevata, ta oli dinosauruse leidmises tõelises vaimustuses. See osutuski selleks suureks tegosauruseks. Ta oli seal kõrvuti teiste dinosaurustega. Dinosaurused aitasid luua suurepärast tasakaalu algses looduses. Kas mäletate, et olen rääkinud neis saadetes, et enne veeuputust oli kõik suurem?
Ühes saates ütlesin ma, et Magonoropsisel, iidsel kiilil, kui kiili tiibade siirulatus on tänapäeval 10 sentimeetrit, siis selle kiilil olid tiivad, mille siirulatus võis olla üle 1,5 meetri. Täiesti uskumatu. Või vähemalt 1,25 sentimeetrit. See tähendab seda, et ta oli suur tegelane. Kõik oli suurem, kaasa arvatud taimed. Nüüd aga taas stegosauruste ja teiste dinosauruste juurde. Tänapäeval on samblalaadseid sõnajalgtaimi, mis võivad kasvada umbes 45 sentimeetri pikkuseks, kuid fossiilieljendeis võib sama taime näha 40 meetrisena. 45 sentimeetrit täna, 40 meetrine enne veeuputust. Nendes tingimustes kasvas kõige lopsakamalt tänu küllastunud süsihappegaasile, küllastunud hapnikule, suuremale elektromagnetenergiale, kõrgemale õhurõhule ja ultraviolettkiirte filtratsioonile atmosfääris. Te peaksite vaatama kõiki neid saateid, et aru saada, kuidas see kõik omavahel kokku sobis. Kõik need tingimused koos loovad keskkonna, mis kutsub esile tohutuid hiiglaslikke mõõtmeid elusorganismides. Üks mittekristlik ajakiri avaldas hiljuti artikli, mis näitas, et on leitud fossiile 100-jalgsetest, mis on sama pikad kui inimese jalg. Jällegi äärmiselt suured elukad. Ka taimed olid suured. Puuviljad olid suured ja neid oli külluslikult. Loomad alates stegosauruse suguvõsast olid suurepärane looming. Samuti sobisid tollasesse maailma kõik teised saurused. Näiteks pikakaelalised saurused ja seismosaurused, kes võisid oma pead tõsta 21 meetri kõrgusele ning sirutades end tagajalgadele tõusta veel 6 meetrit ülespoole, et uurida, mida aga tahtsid. Neil loomadel oli tõeline pidu. Kuulake hoolega, ma räägin teile midagi stegosaurustest. Stegosauruse pea oli kujult ja suuruselt üldiselt hobuse pea sarnane. Veidi väiksem pea kui täiskasvanud hobusel, kuid ilma purihammasteta. Tal olid lõikehambad. Need olid puulehekujulised, aga väga tugevad. See tähendab, hambad olid lehekujulised ja väga tugevad. Nendega suutis ta oksi ja vilju puruks hammustada, kuid samas puudusid tal purihambad, et toitu närida. Ta lihtsalt neelas selle alla, umbes nii nagu lapsed tänapäeval pitsat söövad. Ma ei usu, et nad seda üldse närivad. Ma arvan, et nad lihtsalt hingavad selle endale sisse. Maitsev värk, muide. Ja too elukas lõikas hammastega puult valmivaid vilju ja neelas alla. Ta ei saanud närida, tal polnud purihambaid. See tähendab, et kui ta selle oma suurde kõhuvaati ahmis, oli see närimata ja süljega läbi segamata. Terve. Niisiis, toit selles suures kõhus lihtsalt kääris. Aga see oli äärmiselt tähtis. Sellel kõigel oli oma otstarve. Oleksin võinud selle saate nimeks panna dinosauruste loomisplaan. Taimne toit laguneb ja käärib siin, tekitades palju lisasoojusenergiat. See soojus, selleks, et loom võiks olla terve, pidi väljuma läbi nende suurte plaaditaoliste soomuste. That heat, in order to keep him healthy, was dissipated through these large plate fins. Kui me neid suuri plaaditaolisi soomuseid välja kaevasime, siis esimene neist, mille ma välja kaevasin, kui me selle dinosauruse leidsime, vaimustas mind üsna tublisti. Kõvasti. Kuna nendes suurtes plaaditaolistes soomustes oli sadu pisikesi veene, mis tähendab, et seal olid veresooned ja need plaadid toimisid sarnaselt elevandi kõrvadega. Kas te olete kunagi vaadanud loomaaias elevanti, kuidas ta oma kõrvu kortsu tõmbab ja laiali ajab, kortsu tõmbab ja taas laiali ajab, vahel mitu korda minutis? Nii vähendab ta ja suurendab ta vereringvoolu, sest kõrvade välispinna lähedal paiknevad veresooned. Ta reguleerib sellega oma kehatemperatuuri, sest ka elevandid neelavad alla suuri toiduportsjoneid. Umbes samamoodi nagu lapsed pitsat söövad.
ja ta suures kõhus läheb palju sellest käärima. Seega stegosaurus neelab toidu alla, see läheb käärima ja ta reguleerib oma kehatemperatuuri sadadele ja sadade veresoonte kaudu, mis asuvad nahapinna lähedal. Ja kui ta selle kääriva materjali lõpuks kõhust välja laseb, on seemned katki närimata ja terved. Seemned on ikka veel terved. Nii et kui ta toidujäänuseid välja lasi, oli see tegelikult kasvupinnas. Sees katki närimata seemned, ümbritsetud kääriva kasvusõnnikuga, mille temperatuur oli pisut kõrgem välisest. Seega oli uute taimede saamine nädalate küsimus. And slightly above ambient temperature. Therefore, in a matter of weeks, you would have new plants. Watch closely. Kuulake nüüd hoolega. Tal olid ka suured haistmiselundid ja see tähendab, et teda meelitasid ülevalminud viljad ja taimed, mida inimesed enam ei tahtnud. Inimesed olid need korjamata jätnud ja need hakkasid riknema. Niisiis sööb ta neid oma rännakutel läbi veeuputuse eelse maailma vihmametsa, jättes maa hunnikute viisi kasvusõnnikut, seemned sees. Ja on üks tõeline õunaseemne Johnny dinosauruste maal. Ilmalikud paleontoloogid on arvanud, et need 4 suurt oga stegosauruse saba otsas olid selleks, et kaitsta teda T-Rexi eest. Tegelikult polnud tal end tollastes tingimustes vaja T-Rexi vastu kaitsta. Ogasid võis ta kasutada võsamurdjatena, et pääseda sügavamale tihedasse vihmametsa, et koguda vilju, mida ta vajas. Kui teile meeldib see, mida te tänases saates kuulsite, see, et dinosaurused sobisid suurepäraselt esialgse loodusega, võite kirjutada Live TV-le postkast 24552 Tallinn 13602 Eesti. Loomine 21. sajandil. Postkast 24552 Tallinn 13602 Eesti. Kirjutage, et teile meeldivad need saated. Ma usun, et olete saanud teada palju uut loomisteooriast ja ka seda, et Jumal lõi dinosaurused, kuna talle meeldisid sellised loomad. Palun toetage ka saate esitamist annetustega Live TV telekanalil. Saade on dubleeritud Live TV poolt 2003. aastal. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Live TV, postkast 24552, Tallinn 13602, Eesti. E-mail info@livetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Live TV-d juba täna.